Minu taga on üks ristmik, kus kohtuvad 3 teed, nimelt Pajutee, Nurmetee ja Kassetee, minu kodutee. Ja numbrid 1 ja 3 on tänased numbrid, sest täna räägime Jumala kolmainsusest. Jumal on kolmainus ehk 3 ja 1 korraga. Siis võib öelda, et seda pole loogiline, seda pole võimalik, et midagi on 3 ja 1 korraga. Aga teiselt küljelt, kes ütleb, et Jumal peab olema just inimeste loogika järgi. Jumal, kes on selle hiiglassuure universumi looja, kas meie peame saada aru täpselt tema loogikast. Jumal on alati suurem, on üks vana kirikusõna. Siiski, ta on ilmutanud ennast ajaloos kolmainuna, isana ehk loojana ja pojana, päästjana ja püha vaimuna, trööstjana ja elavaks tegijana. Isa, poeg ja püha vaim. Selleks, et seletada, et Jumal saab olla 1 ja 3 korraga, on kiriku ajaloos olnud need mõned tähtsad sümbolid, näiteks ristikhein ja kolmnurk. Mulle väga meeldib üks kirikuisa Augustinuse poolt välja toodud modelit või pilti Jumala kolmaisuse kohta. Ta seletab seda niimoodi, et Jumal on üks, nagu päike on üks. Ja Jumal Isa on kõiki elu allikas, nagu päike ka. Aga see päikes, ta saadab ju midagi välja, ta saadab päikesekiired välja ka maailmale, just nagu Jeesus tuli maailmale alla. Ja Jeesus tuli maailma, ta suri meie eest, tõusis üles ja siis ta saatis oma jüngritele püha vaimu. Ja püha vaimu võrreldab kirikuisa Augustinus selle soojusega, kuidas meie tunneme päikest. Ehk siis need kogemused, mis meil päikesega on, neid ta võrdleb ja see tähendab, et Jumal annab neid kogemusi. Seda ta võrdleb siis püha vaimuga. Tegelikult on ka isegi meie traditsiooniline kristlik krist kuidagi üks kolmaisuse sümbol. Võib-olla oled pannud tähele selle, kui kirikus oled, et tihti õpetaja algab teenistus sellega, et ta ütleb Isa ja Poja ja püha vaimu nimel. Ja see oli juhuslik täpselt, millal ta mida siin ütleb. Isa, eks ole, Isa saadab oma Poja maailma, sureb meie pattude ja surma eest, läheb surmavalda, tõuseb üles, eks see oli siis Poja, Isa Poja ja püha vaimu nimel. Püha vaim, see on see horisontaalne laud nii-öelda, see, kuidas me siin ja praegu maailmas saame kogeda Jumalat ja läbi püha vaimu ja osaduses temaga me saame uskuda ja olla siis täidetud püha vaimuga ja Jumalaga usus üks. Tänane evangeeliumi tekst on päris kuulus tekst, see on ristimiskäsk, Jeesuse ristimiskäsk või missionikäsk. Ja ma loen siis Matteuse evangeeliumi 3 viimast salmi. Jeesus ütleb, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Eks selline väljakutse minna välja, see on meie saatmine, meie missioon, meie ülesanne. Ja me seda üksinda ei tee,
me teeme seda koos Jeesusega, kes on lubanud, et ta on meiega ajastu lõpuni, siis tuleb minna välja ja ristida inimesi, lasta inimesi ristida Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetada neid, mida Jeesus meile on õpetanud. On neid, kes arvavad, et kas see nüüd on nii vaja, et kirik läheb välja ja teeb missioonitööd. Kas inimesed ei saa siis ise tulla kirikusse, kui nad on selles huvitatud? Kui kirik oleks nii mõelnud, siis ilmselt ei oleks tänapäeval mingit kirikut enam. Iga põlvkond tuleb võtta seda väljakutset vastu, mis siin Jeesus annab ja jagada usku edasi järgmisele põlvkondadele, oma lastele, aga oma kaasinimestele. Et see usk ei sureks, vaid et uued inimesed tulevad usule ja Jumala riik siin meie keskel, meie maa peal saaks kasvada. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Isand, lasu oma paale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Isa, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.